No nii, tere, armas Eestimaa. nii, kell on siis, kuidas raadios öeldakse, et kell on saanud 12 ja aeg on alustada meie saatega. küsin alustuseks, kust pärit ollakse? ma vaatan siin, mõni nimi on mulle tuttav, mõned on mul juba vanad pikaajalised kliendid, nende kohta ma tean, kus nad on. siit tulebki Tallinn-Tartu tuleb välja, aga ma eeldan, et Eesti ei ole ainult Tallinn ja ainult Tartu, nii et saime Pärnu. nii, Tallinn, Tartu, Pärnu. ohoo, Tartu juhib. Tallinn rebib järele. Võrtsjärv, väga äge. Tallinn, 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 Võru. Tapa, Hispaania, väga äge. Elva, Raplamaa, Järvamaa, Kunda, äge. Ida-Virumaa, väga hea, ma tahtsin just küsida järgmiseks, et kui palju on neid, kes on kuskilt väljamaalt täna sisse roginud ja Hispaania käis ära, kas peale Hispaania on veel esindatud keskit? Heldur ütleb, et neid on kaks tükki. väga hea. meil on, kas meil on kaks Heldurit või meil on Helder Kaida äkki või? Heldur ja Riho, väga hea, väga hea. Läänemaa, Lääne-Virumaa. tundub, et täitsa Eestimaale ring peale tehtud. väga äge. saime kinnitust, et Eesti ei ole ainult Tallinn ja ei ole ka ainult Tartu. see on see nali, et kui sa elad Tallinnas, siis sinu meelest Eesti on ainult Tallinn, eks ju. kui sa elad Tartus, siis Eesti on Tallinn ja Tartu. kui sa elad Pärnus, siis Eesti on Tallinn, Tartu, Pärnu. aga kui sa elad kuskil väiksemas kohas, siis tuleb välja, et tegelikult neid kohti on Eestimaal veel, mis on väga äge. ja nagu näha, siis Hispaania on ka sees. suurepärane, suurepärane. nii, tänapäeval kohustuslik algus GDPR-i poliitika meeldetuletus. ühesõnaga, nagu näha, see asi praegu salvestab ja ma plaanin vähemalt mingil määral seda kõigiga jagada ka. ehk siis, kes paneb oma pildi sisse, siis see on omal vastutusel ja tuleb arvestada, et isikuandmeid töödeldakse. mis, kuidas siis tuleb öelda, et isikuandmeid töödeldakse hariduse jagamise eesmärgil ja selleks õiguslik alus sellisel juhul peaks olema vist see explicit consent või see midagi sihukest. nii, GDPR ka ära räägitud. väga hea. aga hakkame siis vaikselt pihta. ja ma olen saanud juba enne webinari, ma isegi jõuan kokku lugeda, kui mitu e-kirja, mis küsivad, et kas on võimalik järgi vaadata. aus vastus oleks see, et ma loodan, et on. ühesõnaga, ma proovin salvestada. ma proovin salvestust jagada, salvestus võib-olla tuleb natukene selles mõttes piiratum, et kui keegi jagab mingit väga isiklikku lugu, siis ma võib-olla lõikan selle välja. ja on asju, mida ma räägin ainult siin nii-öelda laivis. ja on ja lõpupoole on ka üks hea põhjus, miks nii-öelda kuulata lõpuni. üks on veel, aga üks on ka see, et lõppu ma natuke plaaninud sellist küsimuste-vastuste aega ka. ja ilmselgelt siis küsimusi-vastuseid lindistuse käest on väga raske küsida. ehk siis seda on lihtsam teha koha peal. aga jaa, midagi ma üritan ikkagi saata ka, sest meil on praegu kirja pani ennast üle 200 inimese, 207 või 210 oli vist see lõplik number praegu. ja nendest päris palju saatis mulle ekstra privaatsõnumi, et kuule, et ma tahan väga tulla, aga ma ei saa, sest mul on töö või mis iganes. ja eks see nii-öelda leida seda õiget aega, et millal seda webinari teha, oli paras pähkel. ma üritasin praegu rihtida nii-öelda lõunapausi ajale, sest vähemalt lõunapaus on enamus inimestel nagu umbes samal ajal. aga kahtlemata on ka neid, kellele see ei istu. aga hakkame siis vaikselt pihta. ma arvan, et planeerime nii umbes circa 1,5 tundi. kuidas 1,5 tundi kõlab? kas kõlab liiga vähe, liiga palju? andke vestluses märku. kas pigem oli nii, et arvestasite 1,5 tunniga või arvestasite, et on terve päev kestab või? nii, üks like, väga hea, ok, ok, väga hea.
okk, okk väikese tähtedega, okk suurte tähtedega, väga hea. aga tundub, et 1,5 tundi on siis leidnud rahva heakskiidu. aga siis mul on aeg vaadata, palju ma tehnikast jagan ja vaadata, kas mul õnnestub oma ekraan käiku lasta. nii. ma tahan jagada seda. nüüd võiks olla näha midagi, mis näeb enam-vähem välja nagu slaidid. kui ei näe nagu slaidid välja, siis andke märku, aga mulle praegu jääb mulje, et vist on slaidid ees. ja ühesõnaga juttu tuleb siis distsipliinist. mul on väga kahju, et meil ei ole eesti keeles minu meelest väga head sõna distsipliini kohta. et tuleb kasutada seda nii-öelda võõrsõna. mul oleks hea meel, kui meil oleks mingisugune oma sõna ka, sellepärast et see võõrsõna on kuidagi, ta kõlab kuidagi veidralt ja rangelt ja natukene koledasti minu meelest ka, nii et võiks, kui tuleb see sõnaus või kuidas seda käänata, sõnause konkurss jälle, siis ma omalt poolt sooviks, et keegi leiaks mõne hea asenduse sellele. aga noh, praegu mängime enda sõnadega, mis meil on. ja alustuseks oleks siis plaan selline, et kõigepealt saame natuke tuttavaks. kõigepealt ma räägin teist siis ma räägin endast ja siis veeretame ennast sinna distsipliini maailma sügavamale sisse. aga selleks, et me oleksime rohkem ühel lehel, me tegime juba sellise väikese küsitluse ära. see link oli seal nendes emailides, mis ma saatsin ja päris palju vastuseid tuli ka. ja need vastused said siis natukene ära rühmitatud või ära klasterdatud. ja esimene asi, mida ma uurisin, oli siis see, et kas saaks jagada, et mis on need selle aasta eesmärgid, mis on kõige prioriteetsemad, kõige tähtsamad. ja kirjutati väga huvitavaid ja toredaid asju, täitsa selline hea, tore tunne oli lugeda. ja kokku tundus, et noh, niisugune 4 nagu suuremat rühma tekkis. et väga palju oli niisugust aja juhtimise ja enesearengu teemasid. ja teine nagu suuruselt teine klaster oli kõik, mis puudutab teisi inimesi, sõprussuhteid, peresuhteid, kaaslase leidmisi, et oleks ümber häid inimesi rohkem. või et need, kes juba on, et nendega nii-öelda saaksid igasugused mured ja jamad lahendatud ja püsiks kõik hästi. siis suur teema oli tervis. väga paljud mainisid, et nad tahavad hakata tegema regulaarsemalt trenni või siis, et nad tahavad kas kaalu langetada või mida iganes sellist nagu tervise mõttes ära saavutada. ja päris palju oli ka alustavaid ettevõtjaid, seda oli ka hästi lahe näha. et oli ka neid, kes nii-öelda tahtsid sealt töö juures, ma ei tea, saada ametikõrgendust või midagi, aga päris palju oli ka seda, et kellelgi on niisugune nagu äriidee ja tahaks sellega kuidagi maast lahti saada. ja korjasin mõned sellised minu meelest armsamad mõtted välja ka. siin jäi kõlama eks selle töö ja ettevõtluse vaatest, et küsimus oli see, et kui sa nüüd kujutad ette, et aasta on läbi saanud, kuhu sa tahaksid olla selle aastaga jõudnud. ja oli siis üks armsaid mõtteid, et tahaks sinna jõuda, et minu hobi on saanud minu tööks. ehk siis see, mis ma teen praegu nii-öelda peale tööaega niisama, olekski see, mida ma teen iga päev hommikust õhtuni. et mul oleksid oma püsikliendid, keda mul on rõõm teenindada. et meil kollektiivis ei oleks nagu hõõrdumist, konflikti, mingit jama. ja oli ka konkreetseid numbreid, siin üks ilus ümmargune, väga ümmargune selline oli see, et tahaks jõuda 10 000 eurose kuusissetulekuni. ja üldse käis läbi see idee, et võiks olla sihuke töö, mis noh, ta toob sihukest nagu rõõmu ellu ja ta annab mingi vabaduse ja ta annab sihukese eneseteostuse, et sa teed tööd, mis on sulle kuidagi tähendusrikas või mõtestatud. see on hea teha ja sellega kaasneb sihuke nagu võimalus valida ise, kus sa töötad, millal töötad, kuidas töötad. väga minu meelest head eesmärgid. loomulikult ambitsioonikad ka, et Eesti kontekstis 10 000 eurot kuus on loomulikult ambitsioonikas eesmärk. aga kui eesmärgid ei ole ambitsioonikad, siis ei olegi väga nagu nii-öelda suuri tulemusi tulemas, nii et ma arvan, et see kindlasti ei ole ebarealistlik.
ja ma olen täiesti kindel, kuna ma siin mõned siin on juba minu nii-öelda olemasolevad kliendid ka, siis ma tean, et on siin neid, kelle sissetulek kindlasti juba selles valdkonnas on, nii et kindlasti see ei ole midagi ebarealistlikku. vastupidi, ma arvan, et see on täitsa väärt asi, mille poole pürgida. Siis oli meil tervis ja üsna mitu inimest ütles umbes niimoodi, et ma tahaksin ennast enda kehas kuidagi hästi tunda. Et mul oleks niisugune hea kerge tunne, et mul oleks nii-öelda hea peeglisse vaata. Siis rutiinidest oli juttu, et oleks uni ja trenn kuidagi paigas, et ma tunneks rõõmu liikumisest. Oli ka numbreid, konkreetselt siis kehakaalu numbrid, kuhu välja jõuda või konkreetsed trennis käimise korduste arvud. Ja taaskord käis ka sama nagu noot läbi, et tahaks olla terve viisil, mis toob rõõmu. Et mitte ainult nii-öelda numbrid 10 000, 10 000 ja 80, vaid et see oleks kuidagi sellisel moel, mis on kerge ja helge ja tore ja rõõmus ka. Ja viimane plokk oli siis kõik, mis puudutab niisugust nagu õnne, meelerahu ja sinna sekka pikiti väga palju ka siis seda, et oleks ümber head inimesed. saaks maalida, just olla, oleks hea kindel kaaslane. jällegi, ma arvan, et ma ei ütle, et ükski nendest asjadest on kuidagi imelihtne. Enamik nendest asjadest nad nõuavad sellist igapäevast tegemist. aga minu meelest mitte ükski inimene ei kirjutanud vastustesse ka midagi, mis oleks olnud nagu sõna otseses mõttes ebarealistlik. Et mul oli väga hea neid vastuseid lugeda just sellepärast, et oli näha, et inimestel on suured plaanid, aga samal ajal täiesti noh, tehtavad ka, et midagi sellist ei olnud, mis võtab pead vangutama, et nojah, unista edasi. et oleks keegi pannud siia sissetulekule numbrile, et juba 3 nulli veel juurde, siis oleks tekkinud küsimus, et siis võib-olla, võib-olla oleks pidanud pehmelt ütlema, et alustame rahulikumalt. aga need kõik tunduvad täiesti, täiesti head ja toredad asjad. ja mis mul veel kuidagi tahan rõhutada nende eesmärkide kohta, on see, et kõik need, mis on siia minu meelest välja toodud ja need ka, mis slaidile ei mahtunud, aga mida lugeda sai. Need ei ole ainult asjad, mis on head sulle üksikisikuna, vaid need on minu meelest asjad, mis on head meile kõigile laiemalt ka ühiskonnana. ja ma tahan selle mõtte juurde kohe varsti tulla tagasi, sest see on üks väga võimas punkt, millega me sellist teotahet ja motivatsiooni saame üleval hoida. aga enne veel, vahepeal peab natukene pessimistlikumat juttu ka rääkima. ühesõnaga, üks küsimus oli siis ka see, et kui on need suured eesmärgid, et mis meid siis nagu takistab või mis on halvasti. ja kokku tuli 4 sellist noh, suuremat teemat välja selle kohta, et mis, mis seisab minu praeguse elu ja nende eesmärkide vahepeal. ja tundus, et levinumad teemad on see, et ühest küljest noh, kas on lihtne alustada, aga siis kuidagi see hoog raugeb väga ruttu ära või täpselt vastupidine probleem, et tahan kohe teha asju algusest peale õigesti. ja tänu sellele on see, et väga raske on kuskilt pihta hakata. sellepärast, et kui sa ei ole midagi varem teinud, siis teha kohe õigesti on keeruline. ja, ja siis ei saagi nagu liikuma. ja paraku minu meelest üks väga suur probleem on see, noh, ma nägin seda vastust ja ma näen seda oma olemasolevate klientide pealt samamoodi, on madal enesehinnang. ehk siis see küsimus, et aga kas mina üldse olen see inimene, kes võiks olla ettevõtja. kas mina olen see inimene, kes nagu saab üldse olla heas vormis, ma olen alati harjunud sellega, et ma olen paks ja kole, eks ju, ja siis juba niisugune mõte, et oh, aga võib-olla kui ma nüüd võtan asjad käsile, et äkki ma võikski olla selline mis iganes sale või musklis või mis iganes eesmärk kellelgi on. et see eesmärk võib tunduda nagu nii kaugel väljaspool seda, kuidas ma olen harjunud endast mõtlema, et mul ei teki sellist nagu tugevat usku, et aga äkki üldse ongi võimalik teha midagi. ja noh, viimane punkt loomulikult ei ole väga mingi üllatus, on lihtsalt see, et elutempo on kiire ja väga raske on leida aega ja energiat selleks, et neid väikseid õigeid asju päev-päevalt teha. ja kogu sellest kremplist katsumegi siis täna natukene sotti saada. ja viimane asi sellest küsitlusest, mida ma tahan rõhutada, oleks võib-olla see, et miks, miks on oluline see, et me
kogu aeg vähemalt natukene liigume lähemale nendele asjadele, mis on meile tähtsad. Miks on oluline, et meil ei ole niisugust nagu nii-öelda pidevalt läbi kukkumise või paigalt tammumise tunnet? Esimene suur punkt, mis tuli väga palju välja, on loomulikult ilmselgelt see, et kui mul jääb eesmärk tegemata, siis see tulemus, mida ma tahtsin saavutada, jääb ka tegemata. Ja sellel on halb mõju, eks ju, nii mulle endale kui ka teistele. ütleme, et kui mul ongi siin see plaan, et ma asutan oma ettevõtte ja siis see loodetav tulemus võiks olla see, et kogu minu perekond saab nautida sellist finantsilist vabadust ja küllust. Ja nüüd, kui ma siiski sellepärast, et mul ei ole enesekindlust või mul ei ole aega või mul on julge pealehakkamine, aga ei ole püsivust või pole julget pealehakkamist, et kui jääb see ettevõte asutamata ja ellu viimata, siis lihtsalt kogu see ilus idee sellest, et meil saab olema selline hea kerge elu, ei realiseeru. Aga kui see on niisugune nagu kõige ilmsem asi, siis selle taga on veel omajagu sellist kraami, millest ma arvan, et on natukene piinlikum rääkida ka. Kõik need teemad, et kui mul mingi asi ebaõnnestub, siis see on niisugune paras põnts minu eneseusule. Ja sellega kaasneb nii nagu iseenda ees selline pettumus ja selle eest ka tihti kaasneb ka nagu see teatav niisugune häbitunne teiste inimeste ees. Eriti kui sa oled suure suuga nagu kuulutanud sõpradele ja perekonnale ja võib-olla veel laiemaltki, et näed, ma nüüd siin teen ja lähen ja olen ja ma ei tea, et a la, et see aasta mul on plaan maraton ära joosta. Ja siis sõbrad küsivad aasta lõpus, et okei, et vau, et kuidas läks. Ja siis tuleb midagi vilk maas niimoodi. Ja et nojah, et eks vist uuel aastal katsume äkki uuesti. Ja miks see kõik on minu meelest hästi ohtlik, on see, et iga kord, kui meil mingisugune asi lörri läheb, siis me võtame seda kui teatavat nagu treeningandmestikku. Minu haridus on andmeteaduses, seega minult kuuleb väga palju matemaatilisi või nagu IT näiteid. Et kõik, mis on elust lörri läheb, temast saab niisugune nagu need treeningandmed, mille pealt me hindame enda tulevast võimekust. Ja kui sul on tekkinud harjumus oma lubadusi ja oma eesmärke kuidagi käest ära lasta, siis iga korraga muutub millegi uue ettevõtmine raskemaks ja raskemaks ja raskemaks, sest sul on aina vähem põhjust nagu ise sügavalt uskuda, et ma seekord tõesti proovin ja teen ja saan midagi. Ja sellega tuleb selline nagu üleüldine lootusetuse tunne, sellega tuleb selline üleüldine nagu teatav pessimistlik elusuhtumine ja käegalöömine. Ja mul on väga kahju seda öelda, aga ma olen näinud inimesi täitsa, ütleme oma 40-ndates, 50-ndates, kus sa vaatadki inimesele peale ja saad aru, et ta on endas ja maailmas ja üldse kõiges nii sügavalt pettunud, et kõik see jutt, mida ma nagu täna räägin, tõenäoliselt kohe kuskile ei maanduks. Ja me peaksime võtma selle enesekindluse kõigepealt väga põhjalikult ette ja tegema sellega jupp aega tööd, enne kui kõik need rituaalid ja muud värgid hakkavad väga võib-olla üldse mingit nagu efekti andma. sest kui sa oled endas liiga palju kordi pettunud, siis uuesti kuidagi otsa peale saada on päris raske. See on üks suur probleem ka inimestel, eks ju, kes on olnud pikalt töötud. Et kes on nüüd proovinud seda, hiljaaegu üks mu sõber kandideeris uutele töökohtadele, et vist ta pidi saatma üle mingi 100 avalduse välja. Lõpuks ta sai kenasti tööle tutvuste kaudu. Ses mõttes, et see on üks tore õnnelik lugu tegelikult. Aga oli näha kõrvalt kuidagi seda kurbust, et sa teed ja teed ja saadad kogu aeg, saad nagu halba tagasisidet. Et sorry ja, et sa oled väga tore, aga me ikkagi läheme edasi teiste kandidaatidega. Ja sealt ei olnud väga kaugel see, et olekski nagu tundunud, mis ma üldse pingutan. Ehk siis see on see hind, mida me maksame selle eest, kui meil distsipliinist jääb vajaka. Ja kõik see, mis me edasi räägime, ei ole mitte ainult selle jaoks, et saada neid koheseid tulemusi. Mis iganes see on siis 10 000 eurot kuus, 80 kilo, 3 korda nädalas trenni. Vaid see on ka selleks, et kaitsta ja üles ehitada ja arendada meie sihukest enesekindlust, eneseusku. Niimoodi, et iga järgmine ettevõtmine oleks selle võrra kergem ja läheks libedamalt.
no nii, oleme, ma arvan, sellise tuttavaks saamisega poole peal, et nii palju, nagu ma küsitluse andmete pealt siis tean, sai tutvustada kohalolijaid. nüüd paar sõna endast ka. Kes ma sihuke olen? ma eeldan, et kui jätta välja need paar inimest, keda ma siit tean professionaalselt või muud pidi, siis enamus inimeste jaoks tõenäoliselt minu nimi ja minu lõust on täiesti uued. sellepärast, et ma olen olnud rohkem sihuke B2B ehk siis nagu ettevõtjate vahelise äri tegija. ma olengi põhitööna praegu, ma olen Pipedrive'is andmeteadlane. Pipedrive, ma arvan, on enamusele võib-olla läbi käinud kuskilt, see on siis üks nendest Eesti ükssarvikutest, mis teeb põhimõtteliselt tarkvara müügiinimestele. ja mina olen seal siis nii-öelda eelkõige numbrite ja süsteemide inimene. aga sinna kõrvale ma olen ettevõtluses olnud omajagu, mul on natukene hulgikaubanduse tausta. kui ma sain 18, siis see oli esimene ettevõte, mille me asutasime. see muuseas töötab siiamaani, lihtsalt minu enda roll on seal natuke väiksem praegu, kuna kõike muud on rohkem, seega ma olen selline passiivne omanik. omandan asja, aga igapäevaselt väga palju kaasa ei löö. siis noh, tehnikainimene, nagu ma olen, on rohetehnoloogiat on läbi käinud ja praegu siis minu selline põhiettevõtlus on siis nagu koolitamine. ja ma panin enda kohta kaks sellist pildikest ka siia, mis seletavad võib-olla ära ka, kus ma selle koolituse maailma juurde jõudnud olen. et ühest küljest minu selline formaalne haridus on andmeteadus ja informaatika ehk siis põhimõtteliselt numbrid, arvutid ja süsteemid. aga sinna kõrvale ma olen ülikooli ajal psühholoogiat ka natukene teinud, vaadanud ja selles valdkonnas ka natuke teadustööd teinud. pluss mul on 10, nüüdseks tegelikult, ma olen harjunud ütlema 10, aga ma arvan, nüüd ma peaks tegelikult uuendama, et minu meelest juba vist 11 või 12 aastat on mul budistliku psühholoogia tausta ka. ja kuidagi siis ühel hetkel hakkas tunduma järjest nagu loogilisem see, et kui sa paned nagu psühholoogia ja numbrid kokku, siis kõige nagu parem kombo sellest ongi mingisugune selline konsultandi ja koolitaja äri. ja praegu ongi see, et selle kõrvalt, mida ma Pipedrive'is teen numbrite ja süsteemidega, ma siis nõustan ettevõtete juhte ja omanikke just nii-öelda inimeste vallas, süsteemide vallas ja numbrite vallas. mitte muidugi ainult ettevõtjaid, mul on seal arste, mul on seal ka kaitseväe ohvitsere, igasugu erinevaid inimesi, tegelikult on ka nii-öelda good and good, nii-öelda tavalisi inimesi. ehk siis olen aidanud teha nagu nii-öelda personalipoliitika otsuseid ettevõtetel, numbrid korda saada, ärianalüütikat korda saada ja üksikinimese mõttes siis no nii-öelda inimestel panna paika harjumused, mis neid mingite eesmärkide poole viivad. ja nüüd see on üks selliseid võib-olla väheseid väga avalikke üritusi, mis ma viimasel ajal teinud olen. nii et see tõenäoliselt seletab seda, miks väga palju näiteid tulevad ka siuksest nagu nii-öelda ettevõtlusmaailmast. sest see on lihtsalt see, kus enamus minu kliente ja enamus minu tööd on siiamaani olnud. aga ma arvan, et nüüd oleme tuttavad piisavalt. Lähme siis selle juurde, mis suure suuga välja lubatud sai. ehk siis meil on need toredad eesmärgid ja me rääkisime, miks need eesmärgid on head ja rääkisime sellest, miks neid on raske saavutada ja miks see ikkagi väga oluline on. ja jalutame siis kiiresti läbi sellisest baasraamistikust, et kuidasmoodi üldse mingisugune edu ja õnn töötavad. ja siis võtame ühe konkreetse tüki, täna on siis need rituaalid, võtame selle täpsemalt fookusesse ja vaatame sinna natukene sügavamale sisse. aga ongi, et selleks, et see rituaali jutt ei jääks nagu õhku kõlkuma lihtsalt, et a la, et kuskil on mingid harjumused, võtame kõigepealt siukse natuke suurema pildi läbi. ühesõnaga minu kogemuses, see on minu isiklik kogemus, pluss nii-öelda, mida ma oma klientide pealt olen näinud, pluss nii palju, nagu ma olen siis teadusartiklitest ja või teadusmaailmast kõrva taha pannud, on see, et põhimõtteliselt on kolm suurt asja, millest sõltub see, kas mingi eesmärk saab tehtud või mitte. ja see jutt praegu kehtib põhimõtteliselt ükskõik mis eesmärkide kohta. oluline on see, et see on mingi eesmärk, kus sul on vaja püsivust, ehk siis see eesmärk taandub mingite asjade igapäevaselt
kogu aeg järjepidevalt tegemisele. kas see on trenni tegemine, kas see on toitumiskava järgi söömine, kas see on ettevõtte asutamine, kas see on sotsiaalmeedia postituste kokkukirjutamine, kas see on võõrkeele õppimine, mis iganes, siin ei ole tegelikult vahet. Et seni, kuni see on mingi eesmärk, mis eeldab, et tehakse mingisuguseid asju järjepidevalt, seni on see sellise raamistikuga tehtav. kui see on mingi eesmärk, kus selline lihtsalt järjepidevus ei aita, siis pole sellest asjast siin kasu. ütleme, see raamistik, kui kellelgi on eesmärk, et see aasta ma tahan saada loto jackpot'i, siis mul on väga kahju, ma arvan, et see raamistik väga palju ei aita. Et loomulikult sealt saad ka, ma ei tea, iga päev ostad pileteid või mida iganes, aga seal ma ei saa sulle garanteerida edu. küll aga nendes kohtades, kus on mingisugune selline järjepidevus ja kus see tulemus on nii-öelda sinu kontrolli all. lotovõidu puhul loomulikult, ega ma ei saa välistada, et kellelegi õnn äratab, aga räägime täna nendest asjadest, kus meie isiklik panus loeb rohkem. ja võtame need kolm juppi siis kuidagi kõigepealt samm-sammult natuke läbi ka. et esiteks motivatsioon. kuidas ma motivatsioonist mõtlen, on see, et motivatsioon on see, et miks me midagi teeme. ja strateegia on see, et kuidas me teeme. ja lõpuks kogukond on see, kes hoiab meid nii-öelda õigel rajal ja annab meile sihukest välist, väljaspool seisja peegeldust selle kohta, et kuidas meil läheb, kes aitab hoida sihukest nagu innustatust alal oma lugudega ja kellega mõtete põrgatamine tagab, et sa ei ole selline nagu üksik hunt. aga alustame motivatsioonist. see täna ei ole küll põhiteema, aga ma arvan, et see on väga oluline korra läbi käia, sellepärast et kui me sinna rituaalide juurde jõuame, siis üks selline komponent, see on mul pärast diagrammidel on niisugune üks all on sihuke üks peenikene kast, mis selle motivatsiooni kohta käib. ja motivatsioon põhimõtteliselt taandub nagu kahele küsimusele. see ei ole minu enda välja mõeldud valem, selle ma olen võtnud kuskilt, tegelikult seda valemit ma kuulsin oma budistliku õpetaja käest, aga tema minu meelest oli selle võtnud kuskilt, see minu meelest oli nagu haridusteadused. ühesõnaga uuring selle kohta, et mis motiveerib inimesi vist nagu koolis hakkama saama. aga täiesti täpselt samamoodi töötab ükskõik kellega ka täiskasvanutel, nii ettevõtjatel kui ohvitseridel. ja lõpuks ühesõnaga motivatsioon taandub sellele, et ma pean suutma enda mõttes vastata kahele küsimusele jaatavalt. esiteks, et kas see eesmärk on üldse saavutatav. see on see enesekindluse pool. ja teiseks, kui see ka on saavutatav, kas see pingutus, mis ma sisse panen, kas see pingutus tasub ennast ära? et kas see töö on nagu vaeva väärt? võtame siin mõne näite kohe ette ka, võtame eks sellesama mingisuguse sportliku tervise näite. et seda natukene mingis mõttes mingis mõttes isegi piinlik öelda. aga ma mäletan, kui ma olin kuskil umbes nagu sihuke koolilaps omal ajal, siis mäletan, et nagu tollal jõusaalis käimine ei olnud minu meelest Eestis nii populaarne, nagu ta praegu on. aga noh, eks ta natuke ikka oli. ja mäletan, kuidas ma vaatan, kui ümberringi kõik nagu räägivad, et umbes, et et jõusaalis käimine nagu annab sulle siukse noh, mida suured lihased või midagi. ja mõtlesin, et ma ei tea, kas see on üldse tehtav. et või räägitakse küll justkui, et et nagu saab heasse vormi jõusaalis käimisega või üldse trenni tegemine kuidagi nagu mõjub hästi. ütlesin, et aga ma ei tea, aga äkki ongi just nii, et nagu mõned inimesed nagu lihtsalt a la sünni poolest on siuksed suured pässid, eks ju, ja mõned on siuksed nagu vibarikud ja mõned on paksud ja mõned on peenikesed ja et nagu ma ei tea, kas seda üldse nagu saab kuidagi väga muuta. noh, kui ma praegu seda nagu mõtlen, no ilmselgelt nagu totaalselt absurdne jutt, eks ju. aga noh, selleks, et jõuda selle arusaamiseni, et see on väga suurel määral ikkagi nii-öelda tehtav, selleks oli vaja veel paar aastat mõelda, õppida ja järgi proovida. ühesõnaga enesekindlus taandub lõpuks sellele küsimusele, et kas ma usun, et see eesmärk on realistlik ja just nagu minu jaoks.
et mitte ainult see, et kas ta on nagu nii-öelda füüsikaseadusega kooskõlas, vaid see, et kas mina olen see inimene, kes võiks sellega hakkama saada. väga suur teema, eks ju, ka ettevõtluses. ma mäletan, kui ma oma sihukest karjääri alustasin, ma ei tea, mitu aastat tagasi see oli 6, 7, 8 äkki. mäletan, ma olin ise ühel koolitusel ja üks mu tuttav, kes ise on ka sihuke noh, juba läheneb 50-ndatele, niisugune väga auväärne või nagu elu näinud mees. ja peale koolituse lõppu mõlemad olime seal nagu kuulajatena kohal, siis ma mäletan, ta istus täpselt mu selja taga ja siis ta vist patsutas mulle õlale või midagi ja küsis, et no nii, aga millal sa koolitama hakkad? ja ma mäletan, ma jäin talle suht nagu lolli näoga otsa vahtima, et ah, mina või? ja siis ta kordas mu küsimust, millal sina koolitama hakkad? mina, mis asja, millest, mis mul ikka rääkida on. aga ta pani kuidagi siukse nagu selle mõtte mul niimoodi idanema. ja, ja siis läks mööda üldse mitte palju, ma arvan, mingisugune nädalat, võib-olla 2, siis ma läksin ise ühe koolitaja juurde, keda mõlemad tundsime. ja siis ma nagu kuidagi natuke imelik oli küsida, siis ma küsisin, et kuule, et mu sõber pakkus, et ma võiks ka koolitada äkki siin kedagi või midagi või et no ma ei tea, mis sa arvad. ja ma mõtlesin, et ta vastab mulle umbes nagu, et ja poisikene, ära muretse, küll sa jõuad, õpid veel 30 aastat, küll sa võid siis ka, eks ju. aga ei, vastus oli umbes midagi sihukest, et jaa, väga hea, et muidugi tee ära. ja siis ma sain natukene nagu nii-öelda nõu ja kuidas otsa peale saada. ja sealt edasi on läinud nagu nii-öelda, on tekkinud see enesekindlus, et jaa, et see ongi asi, mida noh, saabki teha nii-öelda. ja iga kord, kui sa nagu teed midagi, mis on nagu natukene suurem, kui sa oled varem teinud, siis alati see enesekindluse teema käib jälle korra läbi, eks ju, et ma mäletan, no ütleme oma esimese firmaga, see oli see hulgimüügifirma. mäletan, kui suur selline nagu eufooria oli lihtsalt see, kui jalutasin koju ja me olime ära otsustanud, et okei, et noh, kasutame ettevõtte ära. ja mäletan seda mõtet, et nagu, mis asja, et minusugune, ma olin siis, ma olin kas suvaline 18-aastane poiss, eks ju. minust saab ettevõtja, päris ettevõtja, see vend, kelle kohta äriregistris on eraldi rida, eks ju. mis tundus nagu selline kuidagi väga väljaspool seda, kuidas ma olin harjunud mõtlema endast, ma olin harjunud mõtlema, et jah, ettevõtjad on kuskil väga kaugel, kõrgel, siuksed mingid suured mehed, mustad ülikonnad seljas, portfell käes, lips ees. ja et nagu, et ettevõtjaks nagu sünnitakse, et ja, et need, kellel isa ja vanaisa ja siis veel 5 põlve tagasi on ettevõtjad, et need seal on ettevõtjad, eks ju, et mina olen tavaline inimene, ma ei ole mingi ettevõtja või üldse mingi imelik inimene, ma olen tavaline inimene, eks ju. ja selline väike identiteedihüpe käib alati läbi, kui sa üritad teha midagi, mida sa ei ole varem teinud. ja iga kord, noh, ükskõik mis valdkonnas sa ka nagu jätkad ja kasvad, iga, iga hetk on jälle nagu uus sihuke hüpe vaja, et ma mäletan iga kord, kui ma olen nii-öelda, tegin oma, ma ei tea, kui ma sain jaatava vastuse oma mingi hinnapakkumisele, kus ma olin pannud tunnihinna kõrgemaks kui kunagi varem, mõtlesin, vau, päriselt ka keegi on nõus mulle sihukest raha maksma või, vau. ja nüüd ja siis läheb jälle mööda mingi kuu, 2, võib-olla aasta, saadad. ja see on täiesti tavaline. et nüüd see, mis aasta tagasi oli, et oh, vau, 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 sihukest raha maksab keegi mulle. on jah, see ongi mu tavaline tunnihind ja nagu alla selle ma ei müü üldse midagi enam. aga see nõuab sihukest nagu hüpet kogu aeg. et enesekindluse arendamine on midagi, millest sa ei kasva kunagi välja. see ükskõik, noh, kui sa just ei jää kuskile nagu pidama sinna, et noh, ongi, et ma olen siin, kus ma omadega olen. see ongi minu elu ja ega ma rohkem ei tahagi midagi. et noh, siis võib-olla teistmoodi, aga kui sul on seni, kui sul on mingisugust nagu edasipüüdlikkust, seni on alati paratamatu, et see enesekindluse teema jääb kogu aeg nagu teemaks. Õnneks selle jaoks on omad harjutused, kuidas seda nagu enesekindluse või sihukest nagu identiteedi kasvatamist teha, et seda õnneks ei pea jätma nagu nii-öelda ainult juhuse oleks. aga sellest võib-olla kunagi pikemalt. praegu siis korra tuleme teie teise poole juurde ka, et isegi kui ma tean, et midagi on tehtav, siis enne kui mul tekib motivatsioon seda teha, teine pool on see, et kas see asi tasub ennast ära. võtame sellesama, ütleme mingisuguse
tervise näite, eks ongi, et ma tahan hakata kaalu langetama ja mõtlen, et jaa, ma tean, küllap ma ikka saan hakkama. Enesekindlus olemas. aga siis sa mõtled, oi issand, aga siis ma pean hakkama mingeid kaloreid logima, siis ma pean hakkama, ma ei tea, hommikul jooksmas käima, siis ma pean mingeid samme lugema veel, eks ju, siis ma ei saa seda kõike ei saa süüa ja issand, see on nii raske. sa hakkad mõtlema, et oi-oi, et aga see on liiga palju. et no loomulikult mul oleks hea meel olla, ma ei tea, heas vormis või mida iganes, aga ei, see ei tasu ära ennast. Pole mõtet. ja jälle noh, motivatsioon läinud, eks ju. ja selle jaoks jällegi on omad tehnikad, kuidas me selle poolega tööd teeme. üks, noh, väga lühidalt. ma siin kogu aeg vaatan kõrvalt kella ka, et ma pean sellest 1,5 tunnist enam kinni pidama, et ma ei saa väga ühtegi teemasse sügavale sisse minna. aga üks teema, tuleme korra tagasi sinna algusesse, miks ma rääkisin sellest, et nagu need eesmärgid ei ole ainult sinu jaoks, vaid on kogu ühiskonna jaoks. et üks väga lihtne tehnika, kuidas seda väärtuse poolt enda mõttes kasvatada, on see, et võtagi see oma eesmärk. a la ütleme, võtame selle kaalu langetamine. see on väga lihtne asi, et seda on väga lihtne nagu näidet tuua. et hakka panema kirja neid eri põhjuseid, miks see sulle hea on. sest alguses enamasti meil on mingi võib-olla üks, kaks, kolm põhjust. mis ma teen, panen välja. ja võib-olla rohkem nagu polegi midagi. aga kui sa hakkad rahulikult lahti mõtestama, mis on selle nagu tervisekasud, mis on selle kasud sinu, ma ei tea, enesekindlusele, mis on selle kasud sinu sellisele noh, pikaajalisele heaolule. ja hakkad nüüd iga asja kohta küsima omakorda jälle nagu lahti seda, et aga miks see, et miks see oluline on ja kuidas täpselt see avaldub. ütleme, et a la, et näiteks, et kui ma saan oma ülekaalust lahti, noh, ülekaalulisest lahti, siis ma tean, et mu väheneb surve minu põlvedele. ehk siis ma tean, et noh, 30, 40, 50 aasta pärast mul on kergem kõndida. võib-olla sul on mõni tuttav, mul isiklikult endal on, kellel on põlved natukene läbi just sellepärast, et tal on suhteliselt noh, prisk ülekaal. ja ma näen, et tal on väga raske nüüdseks juba noh, trepist üles-alla kõndida. ja ma mõtlen, vau, ma ei taha olla ise tema vanuses inimene, kellel on raske trepist kõndida. see on nüüd üks lisamotivaator, miks oma kaal kontrollile saada. võtame selle noh, väljanägemise, paneme detaile juurde, miks see mulle tähtis on. võib-olla sul on praegu, mis iganes, noh, a la töö juures on kuidagi, töö juures tehakse vahel mingisuguseid saunaõhtuid või midagi muud, käiakse koos kuskil sporti tegemas. kuidagi mul on kogu aeg mingisugune nagu teatud ebamugavus sees. ja lihtsalt mul on ebamugav olla. või noh, siin paljudel oli ka see, et nad otsivad endale praegu noh, siis kas tuttavaid või elukaaslast. ma lihtsalt tunnen ennast kindlamalt, kui ma tean, et ma olen rahul sellega, kuidas ma peeglist välja näen. paneme lihasmassi juurde. miks see hea on, eks ju, jällegi pikaajaline tervis, mida rohkem on sul lihasmassi, seda madalam on sul veresuhkur. mida rohkem on lihasmassi, seda üldiselt sellega käivad kaasas noh, tugevamad luud, mis tähendab seda, et kui sa vanas eas kuskilt noh, koperdad, kukud, siis sa ei jää nii kergesti ratastooli. ja kui sa hakkad need kõiki põhjuseid niimoodi nagu lahti kirjutama jupp jupi haaval ja paned nüüd veel juurde ka selle, et mitte ainult, et miks see mulle hea on, vaid hakkad küsima, et aga kes sellest veel võidavad, siis see on üks väga-väga-väga suur motivatsiooniallikas, ongi näiteks ütleme see, et lapsevanemad. et mõtled, vau, aga missugust eeskuju ma enda pojale või tütrele näitan. kuidas ma tahan, et nagu mida ma tahan, et tema võtaks kaasa kodust. mul oli just eile oli mul jõusaalis hästi sihuke tore, armas vestlus ühe tuttavaga, kes rääkis sellest, et noh, ta on üks kõige sportlikumaid inimesi, keda ma üldse tean. räigelt sportlik. ja siis sattusime rääkima siis perekondlikel teemadel ja ta mainis, et tema isa on veel nagu temast veel kõvasti sportlikum. ja et tal on nagu selles mõttes lihtne hoida sihukest sportlikku joont, sellepärast et tal on kogu aeg nagu silme ees see, et isa, kes on ütleme 30 aastat vanem, teeb talle enamus spordialadel endiselt noh, temast kõrgemaid tulemusi. ja väga lihtne on nii-öelda hoida sihukest motivatsiooni alal, kui sa näed, et noh, keegi sinu väga lähedane inimene nii-öelda käib sinu ees.
ja see, et sa motiveerid oma lapsi, on väga suur asi, eks ju. mul üks klient oli ka see, et ta tahtis oma töökaasi motiveerida. ta oli ise meditsiinitöötaja, arst. ja tema üks eesmärk ise nii-öelda trenni teha oligi see, et ta tahab, et kes temaga koos veel seal töötavad, pluss ka tema patsiendid, et ta oleks neile sihuke nagu äge eeskuju. ja kui sa hakkad need kõiki põhiliselt lahti kirjutama, et mida täpselt see annab mulle, kellele see veel peale minu midagi kasulikku toob, siis järsku tundub, et sinna kaalukausile, mis on see kasude pool, tuleb nagu päris palju kraami ja see hakkab palju kergemini üle kaaluma seda, et oo jaa, ma pean hakkama nüüd rohkem kõndima või et aa jaa, ma ei saa iga päev 3 kooki süüa. ehk siis saada aru, et kas see üldse on tehtav ja siis saada aru, et miks see on nii vajalik, on väga-väga oluline algus. ja ma soovitaks, et iga asi, mille sa ette võtad, pane selle kohta kirja vähemalt 10 põhjust, miks seda vaja teha on. see on üks selline hea nii-öelda kindlustus läbikukkumise eest. asjad, mille jaoks sul on ainult mingisugune, ma ei tea, 2-3 põhjust, väga raske on püsida õigel kuljel. mida rohkem põhjuseid, seda lihtsam. aga vaatame siis edasi. räägime strateegiast või teostusest. ehk siis, kui meil on nüüd motivatsioon olemas, ma tean, et mul on vaja saada vormi, ma tean, et mul on vaja äris edasi liikuda või mida iganes. nüüd on siis see, et väga hea, aga kuidas me teeme seda? ja siin on siis nii-öelda kaks jälle teemat. üks on see, et mis on see praktika, mis on see, need konkreetsed harjumused, mida me täpselt ikkagi tegema hakkame igapäevaselt. ja teine teema on see, et kuidas me mõõdame, et me oleme õigel kursil. rituaalist räägime kohe pikemalt, kuna see on tänane selline põhiteema. aga mõõtmise koha pealt nii palju, et jällegi ei ole praegu väga aega, vaatan, kell läheb hullult kiiresti. ei ole väga palju sellesse aega süveneda. aga sul peaks olema iga asja kohta, mis on sulle tähtis, mingi viis saada aru, mida ma olen teinud ja kas see, mida ma olen teinud, vastab sellele, mida ma olen võtnud plaani teha. minul endal on päris palju nüüd erinevaid rakendusi selle jaoks. on üks äpp, millega ma track in enda toitumist, üks äpp, millega ma track in enda jõusaalitreeninguid, üks äpp, millega ma track in enda kõike muud terviseasju, uni, liikumine, stressitasemed, muud värgid. ja veel üks äpp, millega ma track in oma keha koostist, kaalu ja muud sihukest, siis need kõik tuleb tegema ära sünkida, et nad koos töötaksid. ja ütlen, noh, tõesti paljudel on veel, eks ju, erinevad finantside jälgimise rakendused ja see kõik võib olla ka nii lihtne nagu lihtsalt nii-öelda märkmik, kuhu sa joonistad ristikesi või mingeid muid asju. või mingisugune Google Sheets kuskil. et seda track imist ei pea ajama väga keeruliseks, aga sul peab olema mingi viis saada aru, et kas asjad lähevad nii, nagu peab. muidu lihtsalt on see, et sa avastad 3 kuud hiljem, et oi-oi, huvitav, miks midagi juhtunud ei ole. ja sellega tuleb muidugi selline kibe pettumuse ja kadeduse tunne sisse, eks ju, et no näed, et jälle läks nagu alati. ja viimane siis oleks see kogukonna teema. kui me räägime siis suurest kolmikust, et meil on motivatsioon, strateegia ja siis kogukond. et väga raske on olla üksikhunt. sul on väga raske olla ettevõtja, kui sa oled ainukene ettevõtja enda tutvuskonnas. või sul on väga raske võtta kaalust alla, kui sinu ümber olevad inimesed kõik on nagu, et ma ei tea, et see ei tundu nagu mingi väga suur asi või väga teema või väga oluline. ja ükskõik, mis eesmärk sul on, väga raske on sihuke nagu vastuvool ujuja. ja mis peamised asjad, mis sulle kogukond annab, on see, et sa saad sealt innustust, sa saad sealt nagu teiste lugudest õppida, et mis töötab ja mis ei tööta. sul on inimesed, kes nagu normaliseerivad seda, et ongi normaalne, et sa pingutad ja ongi normaalne, et sul on eesmärgid. võtame tagasi sama, see inimene, kes ütles, et ta tahaks teenida 10 000 eurot kuus, kui talle kõik ümberringi on see, et kõigi kuupalk on siin mingi 1000 eurot, 2000 eurot ja kõik on nagu, no see ongi normaalne, eks no mis sa lolliks oled läinud peas, see on ulme. mis sa istud seal TikTokis nii palju, mõtled mingisuguseid ebareaalseid asju, rahu, 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 eks ju. siis ongi, et enda motivatsioon läheb ka üle, aga kui sul on ümberringi on ettevõtjad ja see jutt, mida sa ümberringi kuuled, ongi see, et oh,
see kuu läks hästi, see kuu tuli 20 000. aga see kuu mul ei olnud nii hea, see kuu tuli ainult 15 000. oh, siin panin sinna kuskile, investeerisin sinna, ühinesin mingi selle mastermind'iga. oh, ja sa kuuled mingisugust sihukest nagu juttu, kus sa tunned, vau, et see minu 10 000 ei ole üldse midagi nagu üüber ebarealistlikut. Siis on sul palju lihtsam püsida kursil. Üks sihuke hea valem, seda ma arvan, ei pea jälgima nagu piinliku täpsusega, mis ikkagi noh, ilus mõte on see, et sul peaks olema inimesi ümberringi, kellest sina oled või noh, kogukondi, kus sa ei ole alati kõige targem või kõige edukam. et kui sa oled igas oma ümbruskonnas või seltskonnas alati ise see kõige targem ja kõige edukam, siis oled sa natukene sellest seltskonnast nagu välja kasvanud. ja loomulikult ära neid inimesi kuidagi nagu maha jätta, aga sul oleks vaja sinna kõrvale leida uusi inimesi, uusi kogukondi, kus sa oled kuskil noh, ütleme keskpärane või isegi nagu natuke nagu selle alla keskmise. see on mingi kuulus ütlus, ma ei mäleta, kes see oli mingisugune, äkki oligi mingi tippärimees, ütles ühesõnaga niimoodi, et edukuse üks võti on see, et sa katsud pidevalt olla ruumides, kus sulle tundub, et sa tegelikult ei vääri olla. et sul on vaja olla kohtades, kus sa tunned nagu, et kõik vennad on must nagu nii palju ees, et vau, et ma ei ole kindel, et kas ma üldse sobin siia. sest nende seltskond nagu tõstab sind ka ülespoole. loomulikult sul on vaja ka läbida ka inimestega, kes on sinuga nagu samal tasemel, kellel on nagu samad väljakutsed elus. et kui sa oled ainult koos inimestega, võtame ettevõtluse näite, et ainult nende vendadega, kes räägivad ka siin, et aa jaa, et siin 30 000 sinna, 40 000 sinna, jada, väga hea, väga nagu inspireeriv, aga sul on vaja ka ümber neid, kes on nagu sama koha peal kui sina, kes räägivad ka umbes, et et mul on siin ka esimesed 3 klienti juba, eks ju, umbes, eks ju, et ma esimest korda proovisin seda mingit, ma ei tea, metareklaami teha. ja nendega sa jagad nagu neid samu väljakutseid ja samu trikke, samu nippe, samu lugusid. siis kindlasti oluline on ka see, et sul on aega, kus sa oled ise see innustaja. ütleme, sa oled oma seltskonnas võib-olla ettevõtlusega algust teinud, sa oled juba, sul on esimesed, ma ei tea, 5 klienti, esimene kuu, kus sa teenid, ma ei tea, 2000 või midagi. ja nüüd sa saad olla nõu ja jõu ja innustusega abist kõigile neile, kes mõtlevad, jaa, ma tahaks ka teha midagi ja ma tegelikult kuidagi nagu ei saa või ei ole proovinud või ei oska või. siis näitad, kuidas teha, kirjutada ühte LinkedIni postitust, eks ju. kuidas seadistada, ma ei tea, metareklaame. ja saad ka tunda, et vau, et mul on midagi anda. ma olen ka tegija, ma olen piisavalt tegija, et mul on juba kellelegi midagi anda. et kõik minu meelest need erinevad nagu tasemed on head ja vajalikud. korra küsin, pange vestlusesse kirja, kuidas kellelgi selle kogukonna poolega on? kas pigem on see, et on nagu nii-öelda hästi, et ongi, et ümberringi kõik sõbrad-tuttavad on räigelt motiveeritud ja nagu nii-öelda mina olen see, kes nii-öelda on seal nagu alumises otsas, mõtleb, oo issand, väga hea. või ongi see, et pigem on sõbrad on kõik ümber nagu, jah, mis sa tõmbled jälle, et võta rahulikult. ja siis hakkab endal ka nagu hoog käest ära minema. minu kogemus peab olema see, et enamus inimestel pigem kogukonnaga ei ole hästi. ja see on mingis mõttes kõige raskem tükk ka sellest kõigest, sellepärast kui seda motivatsiooni ja strateegiat saad sa nagu ise teha lõpuni ikkagi, siis kogukond on asi, mida sa ei saa seda ise teha. sa saad küll nagu üldiselt kokku kutsuda. ja see on ka see, et kuidas mina no, oma kogukondade karantiin on see, et ma olen üsna palju võtnud ise seda vastutust, ma olen üsna mitu kogukonda elus asutanud. niimoodi ongi, et mõtlen, hei, ma tahan midagi teha, mul oleks ägedaid inimesi ümber ka vaja. ja siis ma hõikan välja, et hei, kuulge, kes veel tahab mingit sihukest asja teha. ja siis tulebki kokku, alguses 10 inimest, pärast on 20 inimest, pärast on 30 inimest. ja järsku vaatadki, et oh vau, issand, kui äge seltskond kokku on tulnud. vot, kogukonnast räägin kohe natukene pikemalt ka. kogukonnaga ja ühesõnaga, ma arvan, erinevad võimalused ongi, et sul on kas on ümberringi sõbrad või noh, mis iganes kohalik, naabrid, sõbrad, kolleegid, kellega kuidagi on väga hea klapp. kui on nii, siis on eriti hästi. kui seda ei ole, siis on väga palju nii-öelda nagu neid online kogukondi. mu ise
eelmine aasta, esiteks mul on need enda kogukonnad, mida ma ise nagu olen asutanud ja vean. ja siis ma kuulusin ise eelmine aasta kahte erinevast sihukest nagu mastermind'i moodi asja. Ja panin sinna suhteliselt palju raha eelmine aasta alla. 1000 € oli üks, teine oli 1200, 1200 jätkub see aasta nüüd ka, iga kuu 1200. Ja esmamulje oli küll nagu esimese kogukonnaga natuke nagu väike pettumus, aga tänaseks päevaks on, ma arvan, see investeering ennast vähemalt 8-kordselt ära tasunud. Et isegi kui ma alguses nagu vaatasin, et ma ei saa nagu päris seda, mida ma tahtsin, siis tänas ikkagi ma tean täpselt, et ma sain sealt mingid nõuanded ja mingid trikid ja nipid, mida ma olen rakendanud ja ma tean, et puhtalt nagu nii-öelda käibe mõttes ette võttes mul oleks jäänud, ma arvan, kindlasti üle 8000 käivet tegemata, kui ma poleks seda 1000 € sisse pannud, nii et see katus ennast väga hästi ära. Ja selle teisega tundub sama lugu, nii et mul õnneks ei ole endal veel kogukondades üheski nagu päriselt pettuda vaja olnud. kõik, mis ma olen kas ise asutanud või kus ma olen siis nagu nii-öelda teiste juurde läinud, nad on olnud alati niisugused nagu teatud arenguhüpped. ja seega, kes on olnud niisugust nagu üksiku hundi positsioonis, ma väga tugevalt julgustan, et see, ma ei ütle, et see on võimatu, aga see on väga vastuvoolu ujumine. ja ma ei taha seda nagu nii-öelda strateegiana kellelegi välja pakkuda. aga nüüd siis, kui me oleme selle nagu väljas ruumitud pildi läbi käinud, räägime siis konkreetsemalt sellest rituaalitükist. ühesõnaga, rituaal oleks siis noh, üks selline väike komponent kogu selles suures pildis, aga ta on selles mõttes hea komponent, et ta on midagi, mida on väga lihtne ära teha või kuskilt nagu pihta hakata nii-öelda. ja kuidas ma rituaali defineerin, see rituaal on kindla struktuuriga harjumus, millel on kindel alguse ja lõpu mingisugune nagu tegevuste järgnevus, protseduur ja mille puhul on väga selge, miks me seda tegelikult teeme, mis on see nagu põhjendus või mis on see eesmärk, mis on see väärtus, mille jaoks kõik on. ühesõnaga nii-öelda suvaliselt Instagrami kerimine ei ole rituaal, sest sa teed seda suvalistel aegadel ilma mingi nagu struktuurita ja enamasti sul ei ole seal taga ka mingit nagu sügavat sellist nagu mõtestatust. Instagrami, ma ei tea, postitamine võib olla rituaal, kui sul on need komponendid olemas seal. et lõpuks see taandub ka sellele nii-öelda, miks sa seda teed rohkem kui see, mida sa teed. ja selleks, et seda mõtet natukene nagu lahti harutada, ma olen üritanud siin erinevaid näiteid diagrammideks joonistada. aga oluline on üldse see, et sul on üsna kindla struktuuriga algus ja lõpp ja need ei muutu eriti palju. see keskmine põhitegevus, siin on nagu nii-öelda päevast päeva sellist variatiivsust võimalik nagu rohkem lubada. ja all on mingisugune arusaam, miks me seda teeme. ma üritasin tuua nii erinevate valdkondade näiteid kui võimalik, et anda see point kätte, et tegelikult see ei ole midagi väga kauget, see on midagi, mida me kõik kogu aeg niikuinii teeme. lihtsalt me saaksime seda minu meelest rakendada rohkem ja noh, rohkemates kontekstides. esimesed näited on just nagu tervisenäited. kõik, kes on teinud mingit jooga asja, tunnevad selle näite kohe ära. et noh, mina ise teen Ashtanga joogat, see on see, mille kohta öeldakse naljaga, poleks jõusaali jooga, see on natuke füüsilisem. ja kui sul on kindel harjutuste kava, see algab soojendusega, milleks on need päiksetervitused, siis tulevad need põhiasendid ja ongi siin nii-öelda ortodokselt küll tegelikult see on väga range kava, aga nii nagu mina olen, minu treener õpetanud mulle, on see, et päiksetervitused on alati peavad olema, sest keha peab saama soojaks. siis iga treener tegelikult natuke valib, mis asanat ta meile see treener nagu ette annab. kodus ka, kui ma teen, ma natuke vaatan, kuidas mul enesetunne on. ja teen nii palju, nagu ma teen. nii palju, nagu keha jaksab ja aega on ja jõudu on. ja viimane asi alati on see shavasana ehk selline nagu lõdvestuse harjutus. ja selle joogaharjutuse taga peab olema mingi osa, miks ma seda teen. see võib olla lihtsalt nagu füüsiline trenn, see võib olla stressileevendus, see võib olla niisugune nagu eneseteostus, mis iganes. aga see asi on nagu rituaal on siis, kui sa teed seda nagu mingisugusel heal põhjusel. kui sa teed seda, ma ei tea, lihtsalt kogemata kuidagi, umbes nagu seda sotsiaalmeedias scroll imine, siis see ei ole päris see.
et ka me nii-öelda trenni näidetel, eks ju, karate, mida ma tegin nooremana, seal oli seal oli väga palju seda, et me treenime neid mingeid tehnikaid katadena. Kata on siis selline kindla struktuuriga tehnikate kava, millega neid tehnikaid endale ise treenitakse, samamoodi kui sa katat harjutad või ka kui sa võistled katadega, siis seal ongi väga kindel struktuur kõigepealt, kuidas sa lähed kohale kohtunike ette, kuidas kummardus, siis on see kata nimi, konkurssi, siis tulevad, eks ju, need tehnikad, mis iganes, lõpus on jälle kummardus ja sealt annab sellele mingi struktuuri, mis lihtsalt see, et nagu igaüks tavaliselt ei tule ja ei lahmi kuidagi suvaliselt, eks ju, vaid on mingi nagu mingi struktuur. ja see teeb selle noh, õppimise palju-palju lihtsamaks, tõhusamaks. võib-olla kõige levinum asi, jõusaali kava, eks ju. kui sa lähed jõusaali, kõigepealt sa teed sooja, vahet ei ole, kas sa teed natukene kardiot või sa, ma ei tea, teed mingite nende kummilintidega midagi või teed sama jõuharjutust väiksema raskusega. aga sa kuidagi valmistad ennast ette, teed trenni ära, lõpus venitus, kardio. jõusaali väike nipp, ma viimasel ajal hästi palju, ma olen erinevatest uuringutest lugenud, et kui sa tahad teha samal päeval jõudu ja kardiot, siis tee jõudu enne ja kardiot pärast. sa võid küll teha sooja, minutit 5, 10, mis iganes, aga sihuke nagu nii-öelda, mis väsitab, see pane lõppu. muidu see kardio enne jõudu pärsib lihastreeningut. vähemalt niimoodi on öeldud. ja lõppu, kes käib saunas veel pärast trenni või mis iganes. ja see on palju, noh, efektiivsem kui lihtsalt see, et sa kogemata teed söögi vahetunni ajal 2 kükkhüpet, kuigi see on ka hea. natuke muust valdkonnast, et rituaalid ei ole ainult nagu nii-öelda, et mina lähen ja teen, vaid see samamoodi kehtib ka nagu kogu ühiskonna mõttes. Riigikogu valimised, et kõigepealt saadetakse valijakaardid välja. vanasti tulid nad postkasti, täna tulevad emaili peale. siis on hääletamine, mis on natuke segane, et sa võid selleks ju kohale minna e-valida, võid endale koju kutsuda selle valimiskastikese. ja lõpp on jälle väga konkreetne. tulemused kuulutatakse välja, lahendatakse kõik need uuesti lugemised ja värgid ja siis lõpuks annavad Riigikogu liikmed ametivande. see ametivanne on tegelikult üks väga oluline osa rituaalidest. ma väga sellest täna ei jõua süveneda. aga kui sa tahad sellist nagu püsivust hoida, siis kõiksugused lubadused ja vanded on üks väga võimas tööriist, mis teevad kõik nagu nii-öelda kestvamaks. ja peale valimisi viimane näide olekski see, et ka valitsuse moodustamine kõigepealt on väga selge algustegevus on see, et president ametlikult, pidulikult teeb siis ühe nagu erakonna esimehele ettepaneku koalitsioonitegevust alustamiseks. siis on selline pikk segane sassis keeruline faas, kus kõik üritavad kõigiga rääkida ja saada kõiki nagu enda poolele ja kokku. ja lõpuks, kui see saab läbi, siis on jällegi väga konkreetne, väga selline pidulik tseremoonia, kus siis uued ministrid valitakse ametisse, ma arvan, et mis minister vist annab ka mingi ametivande. ühesõnaga, see algus ja lõpp on väga konkreetne ja keskel on niisugust nagu segadust natukene. ja see on niisugune hea rutiin nii üksikisiku kui ka siis nagu terve ühiskonna tasandil. aga nüüd sellest, miks see rituaali formaat on nii hea. miks ta on võimsam ja parem kui selline mingisugune nii-öelda a la suvaline harjumus. võtame, võtame siin paar põhimõtet läbi, tegelikult jällegi minu meelest ta on väga-väga palju rohkem. aga üks suur asi on lihtsalt see, et sa vähendad enda sellist nagu kognitiivset koormust. mida täpsemalt sa tead, mida ja kuidas sa teed, seda kergem on sinu mõtlemisele. võrdleme eks kahte sihukest case'i. üks on inimene, kellel on kindel plaan, et ma käin trennis 3 korda nädalas, ütleme esmaspäev, kolmapäev, reede, peale tööd lähen kella 6. mul on kindel treeningkava, lähen kohale, soojendus, kindlad harjutused, siis on venitus, preemiaks on saun, koju. ja on teine vend, kes on midagi, et ma ei tea, ma peaks vist trenni tegema. ja siis noh, see tahtmine on tal olemas, aga siis iga hommik on see, et äkki peaks täna tegema. tegelikult täna ei jõua eriti hästi. ja iga päev on sihuke nagu sisemine võit, sest kas ma täna teen, tegelikult ma ei taha, tegelikult ma ei jõua. ning iga päev, kui ta nüüd ei tee trenni, tal on sihuke nagu süütunne, et miks ma jälle ei saa, kuidas meil loll on, kuidas meil raisk olen.
ja, ja siis on ka see, et see trenn juhtub mingitel suvalistel aegadel, kui parajasti kogemata mahtus, suvalisel moel. Ja see teine vend, kellel oli kava paigas, tema ärkab üles teisipäeva hommikul ja tal on null süütunnet, et ta täna trenni ei tee. Sest ta teab ette, et tema kava järgi trenn on esmaspäev, kolmapäev, reede ja teisipäeval ta ei pea selle pärast muretsema. Ja kui ta nüüd käib trennis ära, siis ta teab, et vau, väga hästi. Ja ka ütleme, et kolmapäeva õhtul tal ei ole seda, et kas ma täna lähen, äkki ma ikkagi ei lähe, äkki ma lähen homme. siis tal on plaan paigas, ta ütleb, jaa, täna on trennipäev, lähme. Selline kognitiivse koormuse vähendamine on väga tohutult oluline asi, eriti kui sa nii või naa oled üks natuke nagu kiirema elutempoga inimene. Ja kõik, kes tahavad olla ettevõtjad, siis noh, see kiire elutempo on paratamatu, nii et iga asi, mida sa saad teha, et võtta sellist koormust enda mõtlemise pealt ära, on kulda väärt. teine asi on see, et kui sa paned sellise järjekorra paika, siis see järjekord ise toetab seda sooritust. Et noh, jõusaalikavad, sa ei pane need kokku nagu suvaliselt. Noh, sa paned need kokku niimoodi, et see iga harjutus nagu toetaks eelmist. et noh, ütleme klassikaline kava on see, et kõigepealt on sul noh, mingisugused maksimaalsete raskustega harjutused, võib-olla vabaraskused, hiljem lõppu teed masinatega väiksem raskus, suuremaid kordusi, venitused, kõik värgid, nad on kuidagi loogilised. Nad on selles järjekorras, et sul oleks see nagu iga asja tegemine võimalikult lihtsaks tehtud selle eelmise nagu ettevalmistuse poolt. ja sellest tulenevalt ongi see, et see hea harjumus, mis on siukse nagu rituaalina pakendatud, ta muutub ühel hetkel nagu poolautomaatseks. et kui ma võtan näiteks enda hommikupraktika, mul on niisugune juba, ma ei tea, 8 aastat vähemalt, mul on niisugune väga kindel praktikate seeria, mida ma hommikuti teen. see tuleb nagu nii automaatselt, ma ärkan üles, ma teen selle ära. ja mul ei ole kordagi küsimust, äkki ma täna ei tee või äkki, või mitte, kuidas pidi see nüüd käis või see on umbes samamoodi nagu elamisinimeste meelde on see, et sa oled hommikul pead hambad ära. sa ei pea mõtlema, et kuidas pidi see nüüd oli, et kas ma panen kõigepealt pasta, panen harja ja siis ma pesen või ma panen kõigepealt pesen ära, siis panen pasta alles peale või et mida selgem on see nagu järgnevus, seda väiksem on see mõttetöö iga kord, kui sa pead selle asja kätte võtma. ja sellepärast on ka loogiline, et noh, iga kord on kergem alustada. nüüd rituaalidel on omad siuksed lisavidinad, mis teevad rituaali palju-palju võimsamaks. ma nimetan neid rituaali võimendajateks ja selle kohta skeem ka natukene. Esiteks, iga tegevuse algusesse on väga kasulik panna selline nagu miksi pool. et kui ma midagi alustan, miks ma seda teen? ja see on asi, mida ma teen absoluutselt iga tegevuse alguses. näiteks kui ma lähen hommikul tööle, mu kontor Tartus on mul Pajupetre kontor, 16 korrus. iga kord, kui ma hommikul liftiga tööle sõidan, 16. korrusele, siis ma loen sihukest väikest nagu kavatsuse värssi või salmi, mis tuletab mulle meelde, et mida ma sinna tööle tegema lähen. nii et see tegevus, kogu see tööpäev on kuidagi nagu mõtestatud. ja lubadustest, või no otsus on nagu sihuke natuke lahjem vorm, lubadus on nagu kangem asi ja siis noh, tõotus või vanne on nagu veel kangem asi. on see, mida ma teen. et ideaalis, kui sa midagi alustad, siis võiks endale ka nagu nii-öelda võtta mingi otsuse, mida ma teen. Lähen jooksma, mul on mingi plaan, et jooksen selle kindla ringi. või lähen tööle, teen mingeid kindlaid asju. ja mida selgemalt sul on paigas, mida sa teed, seda paremini sa seda keskel seda asja siis ka teed. ja väga olulised tükid, lõpus rõõmustamine ja pühendus. rõõmustamine on see, et sa mõtled korra tagasi, mida ma tegin. ja tunned heameelt sellest, mis tehtud sai. ja mis see teeb? see teeb väga palju häid asju, ma tean, ma olen iga kord, iga asja kohta ma ütlen, et see teeb väga palju häid asju. aga siis vaata, et noh, kell tiksub ja ma ei saa sügavuti rohkem minna. aga üks asi, mida rõõmustamine annab, on see, et see nagu puhtalt neuroloogilises mõttes nagu harjumuse juurdumise kontekstis. kui sa millegi üle rõõmustad, see on põhimõtteliselt samaväärne sellega, kui sa oleksid seda asja 2 korda teinud. et kui sa üritad ennast treenida hommikul jooksmas käima, siis käid hommikul ära ja pärast siiralt rõõmustad selle hea jooksu üle. annab sama efekti, kui sa olekski käinud 2 hommikut järjest jooksmas.
nagu harjumuse loomise mõttes, noh, ma ei ole kindel, et see nagu füüsiliselt on, et ma arvan nii-öelda, ega sa tõesti, see rõõmustamine ei põleta sul nagu topeltkaloreid, eks ju, või ta ei tõsta sinu seda viietu max'i kahekordseks. aga nagu see harjumuse loomise jõud on see, mis kahekordistub. ja viimane pühendus on natuke läheb seome tagasi selle kavatsuse juurde. et kui sa oled selle asja lõpetanud, siis lõpuks nii-öelda korda endale üle, et mille nimel see kõik oli. kui ma lähen nüüd samamoodi tööpäevad läbi, sõidan uuesti liftiga alla, siis ma loen teist üks väikest värssi, just see pühenduse värss, millega ma nii-öelda meenutan endale, et mille nimel ma seal tööl rabelen. ja soovin nii-öelda, et need eesmärgid, mille nimel ma vaeva näen, et need saaks tehtud. ja see tsükkel tagab selle, et mul jääb sellest tööpäevast nagu võimalikult hea maitse suhu. ehk siis mul on võimalikult hea meeleolu, kui ma järgmine hommik selle tööpäeva juurde naasen. ja sama on, ütleme, hommikul jooksmas käimisega. mida paremat tuju, kas sa selle jooksu lõpetad, seda lihtsam on järgmine hommik uuesti leida seda tahtmist, et uuesti jooksma minna. kui sa lõpetad ära selle nagu ilma rõõmustamiseta, ilma pühendamist, siis mõtled, oh fine, lõpuks tehtud. ei meeldi, ei taha, rohkem kunagi ei lähe. siis väga raske on loota, et sul järgmine hommik on niisugune suur entusiasm, sest ja lähme uuesti. Neid võimendajaid tegelikult on veel. et olulised asjad on see, et noh, siviliseeritud töövahendid, asukoht, aeg, isegi riid, mis sul seljas on. et need kõik annavad sellele harjumusele nagu lisajõudu. näiteks kunagi ma võib-olla teen eraldi pikema jutu sellest, et kuidas mu töölaud välja näeb, mul on väga hunnik spetsiifilisi asju laua peal, näiteks mul on eraldi füüsiline taimer, mida mõned juba kirjutasid mulle, et oh, kus said selle, ma tahan endale ka. ma tegin hiljuti, mul oli väike postitus sellest sotsiaalmeedias, siis kirjutati mulle, et oh, kuule, kus said selle, ma tahan ka endale. ja siis mul on väga, noh, siin on veel igasuguseid nagu märkme tegemise rakendusi ja asju, mis tagavad selle, et see töölaud on minu jaoks ikka nagu, ta on nagu puhas, ta on kuidagi nagu natuke nagu tühi, elegantne, sihuke nagu püha ruum minu jaoks. mis tähendab, et ma olen kõrvaldanud kõik, mis mind töö tegemise ajal võiks segada või mis nagu nii-öelda silma kraapida. et mida iganes ma teen, mul on nagu maks head tingimused ümberringi ja ma teen tööd alati samas kohas. ehk siis see keskkond, kus ma olen juba nagu sisendanud sihukest õiget meeleolu. Nendest kunagi võib-olla katsume rohkem rääkida. ja töö tegemises kontekstis, kuna paljud mainisid ka selles küsitluses, et nad tahavad nagu päris näiteid, siis siin on minu reaalne üks selline töö tegemise rituaal, mida ma väga sageli kasutan. see on see, kui mul on vaja teha midagi sellist, mis vajab süvenemist, mida ma teen üksinda, mis ei ole sihuke nagu ala koosolek või nagu praegu see webinari läbiviimine, vaid sihuke nagu üksinda. näiteks ütleme, ma kasutasin sama formaati nendesamade webinari slaidide ettevalmistamisel. ja siis loogika on see, et ma esiteks on kõik ettevalmistused. ma vaatan, mul on laua peal alati kannutäis teed, kann olemas. mul on alati minu lemmiktass olemas. ma vaatan, et mul on maas teavitused, keegi ei sega mind ja ma tean, et nii-öelda mul on see aeg on tühi ja mul ei tule nagu sisse kõnesid ega muud nii-öelda, mul ei ole ühtegi postikullerit ukse taga ega midagi sihukest. see on väike sihuke nagu vaikuse hetk, mille eesmärk on see, et ma teen oma pea tühjaks kõikidest muudest mõtetest. et enne kui ma seda asja alustan, ma teen midagi muud, eks ju, mingi muu tööasi, trennist tulen võib-olla mingi kirjavahetus sõpradega, millegi planeerimine. ma annan endale sihukese väikse hetke, et kõik see muu jutt nagu settib ära ja mu mõistus on täiesti tühi ja valmis sellele uuele asjale keskenduma. see on see kavatsuse värss, miks ma seda asja teen ja lubadused, mida ma nüüd teen. ja sel hetkel ma panen ka sellest taimeri käima, seesama kuubiku. minu lemmik on enamasti tund aega sessioon, aga pane, mis tahad. ja lõppu on siis noh, rõõmustamine, pühendumine, siis on alati väike sirutuspaus, enne kui ma millegi uue juurde lähen. ja kindlasti paljud ütlevad selle peale, et kuule, issand, et see on nii keeruline, see võtab nii palju aega ja see on nii väsitav ja et see on nagu ju lisakoorem, mitte ei tee elu lihtsamaks. panin sellepärast alla ka siia need ajakulud, et enamus asju on reaalselt mingisugune 10 kuni 20 sekundit. no ei ole palju, eks ju. ja
see ei ole see, et ma teen iga päev mingit räiget lisatööd, et räigelt siin, ma ei tea, pean hullult palju teed keetma või mida iganes, et see, need kõik on asjad, mida ma teeksin niikuinii. lihtsalt ma olen nendest pannud kokku niisuguse nagu hea loogilise järgnevuse, mis teeb selle põhitöö aja nii sisukaks ja nii efektiivseks kui vähegi võimalik. ja heal päeval mul mahub ära umbes 4 sellist töösessiooni. nüüd võib küsida, et nagu, mis mõttes nagu 4 tundi tööd päevas, et noh, see on muidugi väga vähe. aga see 4 töötundi, kui ma teen seda reaalselt keskendunult, niimoodi, et mul on see kogu struktuur ümber ja ma suudan tegelikult teha tund aega tööd. mitte no, vahepeal teen, siis veits scroll in sotsiaalmeediat, siis jälle veits teen, siis vahepeal sügan kukalt, siis jälle teen veits. vaid siin ongi, et tund aega on päris töö. siis selle 4 tunniga võib üllatavalt palju valmis saada. ja mingeid asju, mida ma mitte ainult ei tee tänu sellele süsteemile efektiivsemalt, vaid ma tean, et ma ei oleks neid kuidagi muud moodi üldse ära, vahepeal pole palju oleks aega olnud. just siuksed nagu rohkemat mõtlemist eeldavad asjad. näiteks ongi, et kui ma pean mõtlema välja mingisuguse konkreetse sõnastuse kuskile, mingisuguse pika jutu võtma nagu lühidalt kokku, ala nagu veebilehele mingi pealkirja panemine, siis ma võin seda asja vahtida kaua ma tahan ja mul ei tule ühtegi head mõtet. mul on vaja sellist süvenenud tööaega, et midagi välja mõelda. seega mitte ainult aega ei jää kokku, vaid ma tean, et see tulemus on parem kui ükskõik kui palju ma oleks sihukest nagu vajepidoleku aega sinnasama asja alla pannud. ja ma ennustan siis igaühte mõtlema endale mingi sarnane süsteem välja. see ei pea olema töö tegemine, see võib olla ka, ma ei tea, kuidas ma trenni teen, kuidas ma hommikul jooksmas käin. see võib olla mingisugune kogukonna teema, kuidasmoodi meil on mingi rituaal nii-öelda, kuidasmoodi me saame sõpradega kord nädalas kokku või kord kuus kokku, mis iganes. aga mis iganes on sulle oluline, mingi sellise rituaali sinna taha mõtlemine annab sulle palju parema positsiooni seda asja püsivalt ja järjepidevalt teha. mul endal on neid süsteeme oluliselt rohkem, see on üks näide ainult. lihtsalt kuna see äri oli paljude jaoks oluline teema, siis mõtlesin, et alustava ettevõtte jaoks võiks see olla üks süsteem, millest on palju kasu. vot, siiamaani. vaatame, me oleme enam-vähem graafikus. väga hea. mul on nii kahju, et aeg läheb nii ruttu, et ma iga asja peale pean ütlema, et jaa, siin on hästi palju rääkida, aga, aga täna rohkem ei jõua. ma julgustan, et võib vabalt hakata panema ka siiapoole nii-öelda vestlusesse nii-öelda neid oma küsimusi. et kohe varsti jõuame küsimuste-vastuste sessioonini ka ja siis hakkan siit vestlusest nii-öelda järjest võtma. vot, sihukesed lood. teeme siis siiamaani väikse kokkuvõtte. ühesõnaga, kuidasmoodi me eesmärke saavutame ja räägime siis nendest eesmärkidest, mis on meie kontrolli all ja mis vajavad sihukest noh, igapäevast või iganädalast või igakuust või ühesõnaga vähemalt regulaarset mingisugust tegemist. et 3 asja, eks ju, motivatsioon, strateegia, kogukond. motivatsioon tähendab seda, et meil on enesekindlus ehk see usk, et ma saan hakkama. ja meil on see särasilmsus ehk siis see teadmine, et see pingutus tasub ära ennast. see, mis ma sisse panen, on väärt seda, mis ma vastu saan. strateegia. kuidasmoodi me seda kõike teeme? siin on meil siis rituaalid ehk siis kuidas luua need väga kindla struktuuriga harjumused, mida on lihtne jälgida ja kuidas mõõta, et me oleme õigel rajal. ja kogukond ehk siis see, kuidasmoodi meil on luua sihuke nagu tugivõrgustik endale, kes meid õigel rajal hoiaks. ja rituaalidest veel omakorda lähemalt kokku võtta. kui sa tahad mingit asja suuta teha järjepidevalt, siis kujunda sellest selline nagu tegevuste järgnevus, kus sul on kindel alguse tegevus, kindel lõputegevus, keskel on siis nagu see nii-öelda kõik, mis tegelikult teha vaja on. ja seal all peab olema mingisugune väga selge arusaam, mis on selle konkreetse rituaali point. mitte abstraktselt, et ma ei tea, võiks nagu kuidagi teha midagi või et ma tahan, ma ei tea, nagu terve või sportlik olla.
vaid okei, miks me seda asja teeme, mida selgemalt seda paneme. ja kui me sellist raamistikku kasutame, siis me vähendame seda nagu kognitiivset koormust, mis me enda õlgadele paneme. ja ühel hetkel see tegevus muutub peaaegu et automaatseks, mis tähendab, et me peame kulutama seda mõttejõudu väga vähe, et teha kogu aeg nii-öelda õiget asja. Kõige parem näide, hammaste pesemine. Ma julgen väita, enamus inimesi hommikul nad ei mõtle, et kas täna pesta hambaid või äkki ei peaks pesema või äkki on fine, kui ma ei pese. see on sihuke okei okay,, jaa, hommikul ärkan üles, no brainer, nagu öeldakse. ja on siis noh, neid asju tegelikult rohkem, aga 4 peamist mõttemustrit, mis teevad harjumuse loomise kiiremaks ja selle tulemuse paremaks, on see, et alguses, miks ma seda teen, ütle endale sealt välja. ja ideaalis anna endale mingi nagu endale lubadus midagi ära teha. nagu ütleme, mina annan selle, kui ma võtan oma selle keskendunud tööaja, minu lubadus endale on see, et järgmised nüüd ütleme 60 minutit ma luban, et ma ei tee mitte midagi muud kui see konkreetne ülesanne. Ei scroll'i sotsiaalmeediat, ei loe emaile, ei noh, ma võin tõusta püsti ja käia ära tualettruumis, kui mul seda vaja teha on, aga see on kõik. ja see tagab selle, et see 60 minutit on nii tõhus, kui üldse vähegi võimalik. rõõmustamine on väga võimas jõud, kuidas seda harjumust sisse juurutada, kuidas see nagu automaatseks tegemise protsessi põhimõtteliselt 2 korda kiirendada. ja pühendus ja rõõmustamine kokku annavad sulle ka selle, et sa tuled järgmine kord selle tegevuse juurde tagasi hea tujuga ja sul on lihtne nii-öelda uuesti pihta hakata. vot, ma loodan, et siit on igalühel midagi, mis saab kaasa võtta ja mis teeb selle praktikas oma eesmärkide saavutamise lihtsamaks. nüüd, kuna ma siin vestlusest näen ka, et on neid, kes ütlevad, et nad on pigem niisugused nagu üksikud hundid. ja siit sõnumitest kõlab ka natuke läbi seda, et see vist ei ole päris see idee, mida nad nagu väga tahaksid. et üldiselt üksikul huntidel enamasti nagu ei ole hea meel üksik hunt olla, et see ei ole nagu see on see üks Eesti koolipiltsik ütleb väga hästi, et üksik hunt on see, kes otsib oma karja. et see pole nagu auas olla üksik hunt, vaid see on lihtsalt see, et sa veel ei ole nagu leidnud oma karja ülesse. ja ka sellepärast me ei ole jõudnud nende teemadega siin väga süvitsi minna, ma olen igase peale öelnud, et et see on väga suur teema, aga sellest paraku ei jõua rääkida. siis ma kasutan ka head võimalust hõigata välja selle, et ma alustan niisuguse uue kogukonna programmiga, kus täpselt seesama tänane teema, ehk siis kuidasmoodi oma selle aasta eesmärgid ära teha, ongi see põhifookus. ja mõte on siis see, et võtame need inimesed kokku, keda see teema nagu selles mõttes kõnetab rohkem, et kes ei taha mitte ainult nii-öelda, et et kuulame nagu meelelahutuse mõttes, vaid kellel on oma eesmärkidega tõsi taga. on niisugune virtuaalne ruum, kus saavad kõik kokku. teeme iga nädal grupikõne ja arutame, kus maal keegi on. ma aitan sul ka isiklikult need rituaalid nii-öelda kokku panna. et kui me siin vaatasime neid graafikuid, siis põhimõtteliselt igale ühele me aitame joonistada niisugused samasuguse graafiku välja. ja noh, selle järgi, mis sinu see konkreetne eesmärk ja elukorraldus on, eks ju. ja programm kestab 90 päeva. ehk siis me alustame, siis me paneme selle nagu plaani paika ja 3 kuud on niisugune nagu nii-öelda tugivõrgustik sul ümberringi, kes aitab sul jälgida, et sa püsid õigel rajal. ja et need päris elu asjad, mis juhtuvad ja juhtuvad nagunii, ei lükka sind nagu kraavi ära. et iga harjumusega, noh, seda ma tean oma varasemate klientide pealt, et see ongi see, et me paneme talle nagu plaani paika. ta teeb seda mõnda aega, siis tuleb tagasi, ütleb, et kuule, sorry, tegelikult see ei tööta. sest ma avastasin, et mul on tegelikult elus veel see piirang ja see tingimus ja tegelikult siin on ka mingi asi. ja me peame seda nagu plaani sättima, kohandama veits jälle. pluss ma siis hõikan välja sihukese nagu võimaluse, et kui üritame igaüks leida endale grupis kellegi, kellega meil on võimalikult sarnased eesmärgid ja saab sihukest nagu accountability partnership'i harjutada. pluss sul on kogu grupi inimeste tugi ümberringi. ma panen grupi suuruse piiriks 25 inimest, lihtsalt sellepärast, et ma tean oma varasemate kogukondade pealt, et see on niisugune nagu sweet spot.
et üks praegune kogukond, kus ma, mis on mul nagu võib-olla kõige suurem, aktiivsem niisugune nagu töö, mida ma vean, seal on keskeltläbi käib kohal 21 inimest ja 21 on niisugune hea. Sellest üle ma arvan, et läheks natukene nagu liiga kirjuks ja inimestel oleks raske saada nagu sellist isiklikku lähenemist. ja sellepärast 25 on piir. ja kuna registreerunuid on webinarile 207 vist praeguse seisuga ja ma saadan kõigile selle kutse pärast laiali ka, siis kes ees, see mees. siin on link, panen selle vestlusse ka varsti, kus saab kas kohe pardale hüpata. kui sul on mingisuguseid täiendavaid küsimusi, siis esiteks muidugi küsi siin vestluses. aga kui on kas mingi privaatsem asi, mida kõigi ees ei taha nagu avalikult rääkida, siis seal lehel on ka väike vorm, kus sa saad anda mulle väikest sõnumi. ja ma võtan sinuga ühendust ja teeme väikse kõne ja saame kõik läbi arutada. vot. ja esimesele 10-le kehtib erihind. Tavahind on 600 eurot 3 kuu eest, mis on, ma arvan, et hästi saadud, sest arvestades, et ma olen ise kõigi enda kogukondadest maksnud 1000 eurot kuus ja 600 3 kuu eest. aga selleks, et olla kindel, et see grupp tuleb kokku, siis 10 esimest saavad 400-ga. ehk siis, kui sa lähed praegu siia lehele, siis tõenäoliselt sina näed seal 400 ja niipea kui 10 tükki on kirjas, siis hüppab see 600 peale. ja kuna see on uus asi, siis esimestel on ka selles mõttes see eelis, et me siin nagu selle esimeste tulijate järgi me paneme paika kõik grupi reeglid. näiteks grupi kõnede kellaajad ja nädalapäevad. ma hakkan seda nagu promoma nüüd tulevikus edasi ja siis, kes hiljem liituvad, need nagu on see, et grupi kõne on kolmapäeval kell 7 ja noh, võta või jäta. aga kes on esimesed, nende hulgas ma arvan, teeme niisuguse väikse küsitluse ja kõik saavad enda kella ja nädalapäeva eelistused välja käia. ja nagu mulle meeldib ikka öelda, iga okas loeb. ühesõnaga, alguses liitujate sõna saab selles mõttes nagu rohkem kaalu. nõnda, sihukene jutt. ühesõnaga, kui sa arvad, et sa ei taha olla sihuke üksik hunt ja sa tahad, et need eesmärgid saaksid noh, tegelikult tehtud, siis selline hea tugivõimalus. loomulikult alati on võimalik kõike teha ka omal käel ja ma loodan, et see jutt, mis me täna oleme siin läbi käinud, et sellest tegelikult on kasu ka nii-öelda omal käel. et võta see jutt ja rakenda nii hästi, kui saad. lihtsalt ma tean omast käest, et üksinda on raske. kes arvab, et ta on kõva mees, ma arvan, et muidugi proovida. või kui sul juba on mingi hea grupp ümber, see on ka väga hea. aga lihtsalt, et pakkuda sihukest nagu lisatuge, tuge ja võimalust. nõnda, aga me olemegi üsna hästi graafikus ja hakkame siis neid küsimusi vaatama, mis meil siin vestluses on. siin on kogukondadest kogukond. ja keegi ütlebki, et kogukond on temast maas ja rahul palgatööga ja et ainukesed motivaatorid on ettevõtjad ja vanemad. väga hea, esiteks hea, et sul mõni inimene on ümberringi, kes nii-öelda annab sihukest innustust, mõne pole ühtegi. aga jah, seesama asi, et sinu kogukond sinust maas või sa oled oma kogukonnast nagu välja kasvanud, see on väga sage probleem ja minu meelest asi, millega tuleb tegeleda. sest kogu kogukonna tähtsusest veel üks niisugune fun fact. seda rääkis mulle üks Tallinna Tehnikaülikooli professor. ta rääkis siis sellest, et kui sul on kõnekaardiga telefoni kasutajad ja sa tahad mobiilioperaatorina saada aru, et kes see inimene on, kes sinu teenust kasutab, siis aga noh, kõnekaardiga inimese kohta sa ei tea mitte midagi. sellepärast, et ta ostis selle kaardi, sul pole tema kohta mitte mingeid andmeid. siis tehaksegi niimoodi, et vaadatakse, kes on 5 inimest, kellega sa kõige rohkem helistad. ja noh, viis, kellel on nagu lepinguline pakett,
kelle kohta operaator teab rohkem andmeid. ja öeldaksegi, et aga ju sa oled nende viie umbes enam-vähem keskmine. vanuse poolest, sissetuleku poolest, kõige poolest. ja selle nimi on K lähima naabri meetod, K nearest neighbors. ja see töötab ülimalt hästi. ja miks see töötab, on see, et me olemegi noh, oma lähimate inimeste keskmine väga paljudes asjades. ehk siis selle jaoks, et sul oleks ümberringi head inimesed, ma arvan, tasub vaeva näha. leia need sõbrad ülesse, mine räägi võõraste inimestega tänaval, võib leida väga häid sõpru, ma olen niimoodi leidnud. või siis liitu mõne olemasoleva kogukonnaga. ma kutsun siin enda kogukonda, aga eks noh, igaüks leiab endale selle, kus tema nagu klapp on olemas. nii, üks küsimus tuleb siit see, et mis siis, kui lubadusi ei õnnestu täita? see on väga hea küsimus. ma arvan, et siin on, selle vastus sõltub natukene sellest, kuidas sul enesekindlusega laiemas kontekstis on. ja sõltub sellest, kuidas see nagu ülesanne on püstitatud. ja ma soovitaks, et seda nagu nii-öelda läbikukkumist vältida, ma soovitaksin seda, et sõnasta oma lubadused nende asjade kontekstis, mis on sinu kontrolli all. mitte ainult need lõppeesmärgid, mis nagu ei ole sinu kontrolli all lõpuni. ütleme näiteks, et see, et ma käin trennis 3 korda nädalas, see on minu kontrolli all rohkem kui see, et ma ei tea, kuu aja pärast surun rinnalt 100 kilo. mis omakorda on minu kontrolli all rohkem kui näiteks see, et ma saan hea koha mingisugusel jõusurumise võistlusel. võistlusel hea koht on suuresti suvaline tulemus, kuna see on minu pingutus, aga sõltub ka teiste pingutusest, konkurentidest, eks ju. ja ma võin saada väga hea koha lihtsalt sellepärast, et konkurendid on laisad. ja see tegelikult ei ütle mulle mitte midagi head minu kohta. aga kui minu lubadus on endale see, et ma käin 3 korda nädalas trennis kohal, seda lubadust on nagu pidada kergem, sest see on tegelikult on asi, mida ma saan teha. nüüd loomulikult juhtub ka selliseid asju, mida sa ei saa kontrollida, eks ütleme, mul võib olla see, et mul tuleb mingisugune, mingi haigus, eks ju. eriti talvel, ma olen 2 korda järjest olen olnud haige ja no ilmselgelt, kui ma olen haige, mul on palavik, ma ei lähe trenni, kuna see oleks väga destruktiivne nii minule kui teistele. et sellist nagu force majeure, ma arvan, et noh, juhtub, mis juhtub. sellepärast ei pea ennast pahasti tundma. nii, vaatame edasi vastan kiiresti ära, et millist taimerit ma kasutan. tuligi siin taas taimeri küsimus. see on selliselt firmalt nagu New Things Lab. näitan kaamerasse ka New Things Lab. Neil ainult üks taimer ongi, nii et mudel ongi noh, üks mudel, ainult värv erineb. guugeldades leiab kindlasti ülesse, ma olen super rahul. siis on üks pikem küsimus. kuidas tekitada või kas üldse on võimalik tekitada rutiini, kui aspektides, mis pole minu võimues, mu elus rutiini pole? näiteks ütleme, süüa, trenni teha või loengud ülikoolis neil aegadel. läbikukkumistunne, kui planeerid trenni, aga peale 12 tööpäeva tõesti ei jaksa. söögipausid planeeritud eri aegadel. ja selline kiire elutempo kahtlemata ta on selline, kuidas öelda, nagu raske asi. ja see, et sa pead eri päevadel tegema asju eri aegadel, on kahtlemata jällegi mitte ideaalne. selles mõttes, et see teeb su elu nagu nii-öelda keerukamaks. aga noh, eks see on see, et me mängime nende kaartidega, mis meil on. läbikukkumise tunne, ma arvan, siin natukene ongi see, et neid rutiine või rituaale koostades on hea selles mõttes olla nagu realistlik. et kui sa võtad endale plaani, et ma teen 12 tundi tööd ja siis lähen teen veel 2 tundi trenni otsa, siis on väga suur tõenäosus, et see ongi nagu selline ettemääratud läbikukkumine natukene. kui aeg on väga suur selline piirang, siis see on nüüd Huberman Labist võetud väike näide. üllatavalt palju
sellist nagu kardiotrenni efekti saab kätte päeva sees sellise nagu pisikese liigutamisega. Ehk siis, et kui sa ei jõua peale tööd minna jooksma, siis lihtsalt seisad, tõused püsti iga mõne aja tagant, sirutad või kas või nii-öelda istudes tõmbad korraks nagu lihased pingule. see juba annab oma efekti ja see on asi, mida sa suudad, eks ju, teha tööpäeva sees, kuna noh, nii või naa sa pead istuma ja seisma. et siis ma võib-olla alustaks sellest, et ma paneks oma selle olemasoleva aja sisse nii palju nagu mikroharjumusi, kui ma saan ja alustaks sealt. ja kui sealt tuleb niisugune nagu eduelamus kätte, siis võib-olla võtaks mõne sellise nagu ajamahukama plaani. pidi täiesti olema, et üks suur nagu rasvapõletuse ennustaja on see, kui palju niisugust nagu mikroliigutusi päeva keskel. ehk siis jaa. siin tuli paar erasõnumit, ma vastan korra kiiresti. vaatame küsimusi veel. ja siin on, paljud peavad juba minema. kas saab järgi vaadata? keegi pakub välja ilusa hea sõna, et distsipliini võiks nimetada korrakindluseks. ma arvan, et korrakindlus on ilus ja hea sõna, miks mitte. väga nunnu, väga nunnu. nii, mis meil siin veel on? nii, kas meil on küsimusi veel tulemas? me oleme nüüd oma lubatud pooleteist tunnist läbi, seega on väga okei, kui kõigil on nüüd aeg minna. ja loodan, et näen teid selles kogukonnas. kui ei, siis ma arvan, et see webinaride tegemine saab olema midagi, mis juhtub taas. ideaalis ma tahaks hoida niisugust kord kuus rütmi, ehk siis, et järgmine kuu võtaksime mõne muu fookuse. tõenäoliselt võtame siis fookusesse kas enesekindluse või selle mõõtmise või midagi sihukest. ja katsume nende lühikeste pooleteist tunnikestega nii palju ära katta, kui jaksame